Kristus ütles oma jüngritele niisugust lauset. Minust lahus te ei suuda mitte midagi teha. Ilma minuta te ei suuda mitte midagi teha. Väga huvitav ja väga imelik lause. Minu arvates isegi halvatu inimene, kes ei suuda üldse mitte midagi teha, kes võib-olla elab ilma Jeesuse Kristuseta, iialgi palveta, siiski ta suudab midagi teha, midagi näidata, suudab kuulata, võib-olla, kes teab, võib-olla lohutada teisi inimesi, see tähendab teha midagi head. Aga kuidas Jeesus Kristus niimoodi ütleb? Ta ei ütle ju, et te ei suuda palju teha, koos minuga te suudate rohkem teha, see on õige. Aga Jeesus Kristus ütleb, et te ei suuda üldse mitte midagi ilma minuta teha. Mis see tähendab? Kas ma ei tee midagi, kui ma ei palveta, kui ma ei mõtle Jeesusest Kristusest? Kindlasti paljud inimesed isegi selles olukorras teevad midagi ja teevad väga tihti midagi head. Aga see tähendab, et siiski vaatamata sellele, et nad ei mõtle Jeesusest Kristusest. Võib-olla nende jaoks Jeesus Kristus üldse ei ole väga tähtis. See siiski tähendab, et Jeesus Kristus sekkub nende ellu. Ta tahab olla koos nendega ja tahab, et nad teeksid väga palju, kandsid vilju. Võib-olla seda, mida nad suudavad teha, nad teevad palju, aga Jeesus Kristus tahab, et nad teeksid rohkem. Igaüks meist suudab teha erinevaid asju, häid asju, aga Jeesus Kristus tunneb meie südameid, tunneb, et me võib-olla suudame teha rohkem. Ja just seepärast nii vajalik on meil Jeesus Kristus igas olukorras. Kahjuks, et ma olen kindel, paljud meie seast lihtsalt unustavad Jeesus Kristus, kui nad midagi teevad. Ma isegi ei räägi nendest olukordades, et enne seda, kui me võtame vastu erinevaid otsuseid, oleks hea pöörduda Jeesuse Kristuse poole, on vaja palvetada ja see ei oleks, võib-olla see ei oleks väike palve, aga me tõsiselt räägiksime Jeesuse Kristusega, kuulaksime, mida tema tahab meile öelda ja äkki, kui tekib niisugune mulje, et Jeesus Kristus ei ole nõus meie otsusega, meie lahendusega, et me loobuksime sellest, mida me kavatseme teha ja püüame otsida midagi muud, aga isegi mitte sellest olukordades, aga lihtsalt, kui ma hakkan midagi tegema, äkki oleks hea öelda, Jeesus Kristus, ma annan selle sulle. Ma teen seda sellepärast, et ma pean seda tegema, ma tahan seda teha, aga eelkõige ma väga tahaksin, et selles olukorras, kui ma teen midagi, ole koos minuga. Kui ma teen oma tööd, aita mind. Kui ma räägin teiste inimestega, ole koos meiega selles ringis. Kui ma mängin, vaata ja äkki osale minu mängus. Ma tahan, et sa oleksid koos minuga alati, aga mitte ainult siis, kui ma võtan ennast kinni, võtan ennast kätte ja hakkan palvetama.